Kooseluseaduse läbisurumiseks kasutatakse mitmesuguseid argumente, mis ei vasta kahjuks tõele. Üks paljudest sellistest argumentidest seisneb väites, et kooseluseaduse vastuvõtmine on hädavajalik, et lõpetada homoseksuaalide diskrimineerimine Eesti ühiskonnas ja tagada neile võrdsed õigused. See väide lähtub ühest väga lihtsast, kuid ka väga väärast eeldusest, justkui kätkeks Eesti õiguskord praegusel hetkel homoseksuaalide põhjendamatut ebavõrdset kohtlemist ehk diskrimineerimist. Tegelikult on võrdse kohtlemise põhimõte Eesti õiguses hästi tagatud. Põhiseaduse paragrahv 12 ütleb, et kõik on seaduse ees võrdsed ning et kedagi ei tohi põhjendamatult erinevalt kohelda. Lisaks tagab karistusseadustik võrdse kohtlemise põhimõtet, keelates vaenu õhutamise ning Eesti Vabariigis on vastu võetud isegi spetsiaalne võrdse kohtlemise seadus. Ka Justiitsministeerium, just nagu ka mitmed õiguseksperdid, on avalikult kinnitanud, et kõigi homoseksuaalide vaheliste suhete õiguslikuks reguleerimiseks eksisteerivad piisavad vahendid ka praeguses õiguskorras. Näiteks oma põhjalikus analüüsis mitteabieluline kooselu ja selle õiguslik regulatsioon tunnistas Justiitsministeerium juba 2009. aastal järgmist. Kui lähtuda eeldusest, et inimesed kasutavad olemasolevaid võimalusi oma õiguste tagamiseks, siis ei ole otsest tungivat vajadust luua Eesti õiguses mitteabielulise kooselu ulatuslikku täiendavat regulatsiooni ja võimalust partnerlust registreerida. Õigusaktid ja õiguslikud mehhanismid võimaldavad lahendada tüüpilisi vaidlusküsimusi. Kõigest sellest hoolimata korrutavad homoaktivistid ning nende püüdlusi toetavad ajakirjanikud ja poliitikud ikkagi järjepidevalt, et kooseluseaduse läbisurumine on hädavajalik tagamaks homoseksuaalidele võrdseid õigusi ja lõpetamaks nende diskrimineerimist Eesti ühiskonnas. Ennekõike väidavad nad seda, et homoseksuaalid on praeguses olukorras jäetud ilma õigusest abielluda ja luua perekond. Kuid siin ei ole meil tegemist mitte millegi muu kui elementaarse mõistelise segadusega. Igal inimesel, absoluutselt igal täisealisel inimesel on Eesti Vabariigis ühetaoline õigus abielluda ja luua perekond. See on fakt. Kuid mitte ühelgi inimesel, ja tõesti absoluutselt mitte ühelgi inimesel, ei ole mitte mingisugust õigust nõuda ühiskonnalt selle alusinstitutsioonide radikaalset ümberdefineerimist selleks, et anda ühiskondlik tunnustus nende ebamoraalsele eluviisile. Sellist õigust ei ole ei homoseksuaalidel ega ka näiteks nendel, kes sooviksid abielluda rohkem kui ühe inimesega. Vastupidi, olemuslikult erinevate inimkoosluste käsitlemine õiguslikult viisil, justkui need oleksid ühetaolised, kujutaks endast ise suurt ebavõrdsust ja diskrimineerimist. Mitte iga inimkooslus ei kujuta endast perekonda ja mitte iga leibkond ei kujuta endast perekonda. Perekond on väga eriline inimkooslus ning on põhiseaduse kaitse all ühel väga lihtsal põhjusel. Nimelt seepärast, et see kujutab endast tõepoolest rahva püsimise ja kasvamise ning ühiskonna alust. Perekonna institutsioon toetab ulatuslikult kogu ühiskonna hüvangut, sellepärast, et selle keskmes on laste saamine ja nende kasvatamine vooruslikeks inimesteks. Kui kooseluseadus aga kõigest hoolimata läbi surutakse, siis muudetakse sellega fundamentaalselt ära mitte üksnes ühiskonna aluseks olevate abielu ja perekonna institutsioonide tähendus, vaid hüljataks ka ühiskonna enda senine tähendus. Ühiskonna aluseks olev perekond samastataks lihtsalt üksikisikute soovide ja ebamoraalse eluviisiga. Kokkuvõtlikult võime öelda, et võrdse kohtlemise sildi all nõuavad homoseksuaalid mitte võrdseid õigusi, vaid eeliskohtlemist ning ühiskonna alusinstitutsioonide tähenduse põhjalikku ümbermuutmist. Selleks ei ole aga Eesti Vabariigil mitte kõige vähematki õiguslikku kohustust, vastupidi, Eesti Vabariigil on õiguslik kohustus kaitsta perekonna institutsiooni ideoloogilise ümberkirjutamise püüdluste eest. Kui soovite tutvuda lähemalt homoliikumise valedega, soovitan teil lugeda bukletti Kuidas tunda ära homoliikumise valed ja need ümber lükata. Aitäh teile!